Mina peaksin rääkima siis täna teile loomi kaasavatest sekkumistest, et ma proovin nüüd seda slaidi ettekannet jagada. Ma loodan, et ma saan siia kohe ette selle asja. Vaatame kohe. Nii, kas tuli nähtavale? Ja, väga kena. Et kas ma hea meelega, see auditooriumist ei olnud väga suur, ma korra nägin, et teid on 22 tükki siin vist, et kas keegi on kaasanud, ma saan aru, et te kõik olete õpetajad, et kas keegi on puutunud kokku loomade kaasamises õppeprotsessis? Kedagi vaikus, väga kena. Siis ma tean lihtsalt, kui põhjalikult, et ma nagu üritan rääkida. Et ma võib-olla alustaksin sellest, et nüüd, kui ma saaksin neid slaidega edasi, väga tore oleks, kuna mul... nii. Et ma alustaksin siis endast, et praeguses rollis siin teie ees olema siis Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu vabatahtlik koerajuht. Päriselus, mul on veel riided seljas, olen ma ortodont ja kaasprofessor Tartu Ülikoolis, tulin just üliõpilaste seminarilt, nii et ma ei ole jõudnud isegi mitte tööriideid ära vahetada. Algselt alustasin vabatahtliku koerajuhina, kuna mul lihtsalt oli nii asjalik koer, aga nagu siis õppe ei ole kohane, siis ma kogu aeg tahan midagi areneda ja õppida ja siis ma olen läbinud siis Denveri ülikoolis Institute for Human and Animal Connection ja sealt siis saab niisuguse dokumendi nagu Animals and Human Health Certificate, mis on niisugune aastane kursus, mis läheb siis süvitsi loomi kaasavate sekkumiste planeerimise ja läbiviimisega ja mulle väga meeldis see koolitus ja kursus, et väga põnev oli ennast panna üliõpilase rolli. Ja loomadega seos, et jah, ma ravin küll inimesi, aga mul on kuidagi hea side loomadega, et mul endal on siis teraapiakoer Alfi, kes oli sellel eelmisel pildil ja on sellel hobusega pildil siin üleval. Mul tegelikult on 2 haskit, üks neist on teraapiakoer, teine ei ole teraapiakoer ja siin pildil pole, mul on endal praegu 2 hobust, aga üks hobune, kus ma siin musi annan, see on minu kõige vanem hobune. Nii et mul on tegelikult päris huvi ka seal Denveri ülikoolis jätkata, sest et seal on ka hobuse suund, kui hobuse kaasamine, siis vast olete kuulnud, eks ju, ma väga palju täna hobustest ei räägi ja hobuse kaasamine siis erinevate kuidas öelda, kaasuvate probleemidega laste ravis on väga efektiivne. Nii, aga lähme edasi. Võib-olla siis kõik Eesti taustaga ja ma ei tea, saan aru, et välismaal, siis väliseestlasena siis on väga oluline selles valdkonnas Tartu Ülikooli audoktor Jaak Panksepa tööd. Tema tööd on väga laiendanud seda suunda, sest mingist hetkest paljud kuidagi jäi kõlama kuskilt mõte, ma arvan, et see mingi 30 aastat tagasi, et nagu loomadel üldse emotsioone ei oleks. Ja nüüd Jaak Panksepa tööd, kus ta kirjutas ka õpiku, nagu ma siia kirja panin, sillutasid siis teed uuele uurimussuunale, eesmärgiga uurida siis imetajate aju afektiivseid struktuure ja laiemalt see Panksepp siis tuntuks just oma uurimusega loomade, näiteks rottide naeru kohta. Et varem ei kiputud sellest üldse nagu tõsiselt võtma, et loomad naeravad, eks ju, aga nüüd on see valdkond arenenud. Aga hakkaks siis vaikselt minema ja võib-olla siis ma toon välja selliseid asju, et miks siis loomad meie ümber on praegusel hetkel olulised. Lapsed ja loomad. Ja siit tuleb välja siis turvatunne ja sotsiaalne tugi. Loomulikult meil on olemas lapsi, kes loomi kardavad. Me peame väga delikaatsed selles suhtes olema ja loomade kaasamisel need inimesed, kes ongi saanud siis nagu eriväljaõppe, suudavad väga hästi arvestada sellega, et mitte kõik inimesed ei ole loomasõbrad ja mitte kõik inimesed ei taha loomadega kokku puutuda. Nii et see tuleb nagu suhteliselt oluline, aga samas lastele enamus loomi pakuvad turvatunnet, sotsiaalset tuge ja uuringutest on siis välja toodud, siin all on ka siis mõningad viited, et lapsel, kellel on lemmikloom, on tihti suurem empaatiavõime, kõrgem enesehinnang, suurem sõpruskond, paranevad õpioskused, paremini funktsioneeriv immuunsüsteem,
vähem allergilised ja parema taastusvõimega haigustest. Et nii on nagu uuringutes välja toodud. Et mu enda peres, mul on endal 3 poega, kes on suureks kasvanud ja see oli nii äge, kui mu üks vanematest poegadest vist gümnaasiumi ajal ütles, et miks nii on, et kõik saavad haiged olla ja mina mitte kunagi haige ei ole. Et umbes, et miks sa lasid mul olla koos loomadega maas või umbes midagi sellist heitis ette, et tema ei saa haige olla. Aga arvestama peame tänapäeval ka sellega, et väga paljud lapsed looma juurde tulles võib tekkida erinevaid terviseprobleeme, nii et me ei võta looma lihtsalt juhuslikult kuskile kaasa ja kaasame teda, vaid me peame selleks väga palju planeerimistööd tegema. Toimuvad demograafilised muutused, et inimesed elavad kauem, perekonnad on väiksemad, selles mõttes, et ei elata enam vanavanematega niivõrd palju koos, elatakse teineteisest kaugel, on kõrge lahutuste arv ja järjest rohkem inimesi elab üksinda ja paljud tunnevad siis end isoleeritu ja üksildasena. Ja tähenduslikud suhted muutuvad kogukonnas elavate inimeste jaoks järjest olulisemaks, et vast olete ka lugenud uuringuid siis viiruse ajal, COVID-i ajal, et paljud inimesed läksidki seda, et nad võtsid endale looma või et see hulk suurenes päris palju, kui inimesed olid nagu kuidagi teistest ära lõigatud ja väga üksinda. Siis eakad inimesed ja loomad. Et eakatel inimestel on leitud siis, et 30% madalam insuldi ja infarktirisk, 15% vähem perearsti külastusi, kiirem taastumine, vähem retseptiravimeid, dementsed patsiendid on rahulikumad ja suurem aktiivsus igapäeva toimingutes. Loomaga tuleb tegeleda, loomaga tuleb väljas käia, alati tuleb ka, kuidas öelda, ma arvan, et kas loomakaitsjad on seda poolt, et vanem inimene, kui võtab päris noore looma, siis alati peab arvestama sellega, et kui selle vanema inimesega midagi juhtub, siis mis saab sellest loomast, et kui alati seda võetakse, aga eakamad inimesed on krapsakamad looma omades või loomaga suheldes. Siis me ei tohi kunagi ära unustada ka seda, me mõtleme praegu kogu aeg inimese poolest, ei tohi mitte kunagi ära unustada ka, et sekkumise mõju on ka loomadele ja see on ju vastastikune, et tema peab ka meiega hakkama saama ja me peame alati mõtlema seda, et mida see loomaga kontakt tekitab ka loomale ja on uuritud siis kortisooli süljes, uriinis, karvades, südame löögisageduse varieeruvist, lihastoonust, põhimõtteliselt hobustele, infrapunadermograafiat, funktsionaalset MRI-d ja soolestiku mikrobiotat. Ja väga selgelt on see, et erinevad koerad, erineva siis, kuidas öelda, sotsiaalsuse astmega annavad või reageerivad täiesti erinevalt ja sellepärast ma võib-olla kohe siin panengi südamele, et lihtsalt tavaline nunnu kodukoer ei pruugi kollektiivis käituda üldse samamoodi, kui viia ta kodust eemale. Ja selle tõttu siis teraapiakoerad, keda kaasatakse sekkumistest, on alati testitud ja on väga hoolikalt valitud, sest üks kõige olulisem teraapiakoera eeldus on see, et ta peab olema valmis vabatahtlikult suhtlema võõraste inimestega. Sest kui me sunnime käsu all koera suhtlema võõraste inimestega, siis koer võib üritada seda käsku täita, aga ta oma kehakeelega ütleb, et ta parem läheks kuskile mujale ja kui me seda pikka aega niimoodi teeme, siis ka koer jääb lõpuks haigeks ja kannatab selle all. Nii et me tuleme arvatavasti selle juurde tagasi, aga ma hea meelega siis mainiksin seda. Väga oluline on see, et milliseid liike kaasatakse ja eetiliselt on, kuidas öelda, eetiliselt on kaasamiseks sobivad loomad ja liigid need, kes on inimese poolt kodustatud. Metsloomi ja metslinde loomade ei kaasata ja ma võib-olla siis terminite osas, terminid tulevad ka hiljem, aga
ma proovingi siin oma keelt kogu aeg jälgida, et ma räägin loomade kaasamistest, mitte loomade kasutamisest, eks ju, et noh, et me ikkagi kõik kaasame ja võimalikult humaansetel alustel ja kaasatud on siis kodustatud loomad. Natuke debatt on nende delfiiniteraapiate ja delfiinidega, et kui nad on kasvanud akvaariumi tingimustes ja kui nad on kasvanud kodustes tingimustes, siis see võib teatud osas olla aktsepteeritav, aga kui nendes delfiiniteraapiates kaasatakse kinni püütud delfiine, siis siin on ka teatud eetilised siuksed küsitavused. Noh, siin on erinevad näited lihtsalt selleks, et päris, ma tean just, et ma ei tea, kas Ameerika Ühendriikidest keegi, aga Eestis või Euroopas on natukene see emotional support animals natukene nagu õnneks kuidagi öelda vaiksemas, aga tihtipeale Ameerika Ühendriikides tekkis väga suur debatt sellest, et kui loom kuulutati siis selleks emotional support loomaks, siis teda võis peaaegu igale poole lennukisse ja igale poole kaasa võtta, et selleks teatud osas juba üle piiri see, keda võeti lennukisse kaasa ja kuidas võeti lennukisse kaasa. Võib-olla mõned sõnad siis terminoloogiast, mis on meie jaoks nagu väga oluline, sest seda ühing on siis koostöös Eesti Keele Instituudiga siis välja arendanud siis ka terminoloogia ja me proovimegi siis rääkida, et loomi või koeri kaasavatest sekkumistest. Ma panin siia ingliskeelset ka, et see on siis animal assisted interventions ja see jaguneb omakorda looma kaasav külastus, animal assisted activity, looma kaasav õpe, animal assisted education ja looma kaasav teraapia, animal assisted therapy. Ja noh, kui me võtame siis kaasava külastuse, siis on külastuskoerad, kalad akvaariumis, haigla, hooldekodu, kriisikolded, kus seda saab kaasata. Animal assisted education, et võib-olla olete kuulnud, väga edukad on paljudes riikides lugemiskoerte programmid. Kaasatakse lasteaeda, koolidesse, huviringidesse ja siis loomi kaasav teraapia on siis loomi kaasav füsioteraapia, tegevusteraapia, loomi kaasav kõneteraapia, haigla taastusravi. Ja võib-olla siis, kui veel detailsemaks minna, et mis siin nüüd nagu vahet on, siis see külastus võib-olla on selline kõige vähem ettevalmistust nõudev asi, ehk siis eesmärgipärane kliendi ja teraapia looma tiimi suhtlus, mille käigus toimib tegevus on spontaanne, et külastused on spontaansed, õppe on juba eesmärgipärane, planeeritud ja struktureeritud ja kindlasti peab olema kaasatud ka spetsialist, kes oskab looma kaasata, ehk see koerajuht ei ole pädev pedagoog ja koerajuht ja pedagoog koos planeerivad seda tegevust. Ja loomi kaasav teraapia on täpselt samamoodi, see peab olema mõõdetav, eesmärgipärane ja samamoodi ei saa öelda, et koerajuht, ole kena, tule meile siia, tee midagi ja see on teraapia. Sellepärast, et koerajuht võib olla täiesti koduperenaine, tal on väga tore koer, ta on teinud koerajuhi eksami, aga ta ei ole terapeut ja mitte kõik terapeudid ei ole valmis looma kaasama, sest selleks peavad olema ka omaette oskused, samamoodi nagu õppes. Ja võib-olla siis ongi, et siin preventsioon, õppe, nõustamine, rehabilitatsioon, ma väga ei hakka siia laskuma, muidu me ei jõua ära. Ja vaadake, siin all on väike viide, on selline, ma räägin sellest pärast ka, IAHIO on siis maailma katuseorganisatsioon, kuhu alla siis ühingud kuuluvad ja seal kodulehel on olemas selline tähtis dokument nagu white paper, mis ei ole väga pikk, aga mis annab põhireeglid, kuidas looma kaasata, eetilised punktid, kus juures ka siis terminoloogia ja see on tõlgitud ka eesti keelde, originaalis on inglise keeles. IAHIO kodulehel ja siis on white paper. Ma ei hakka siin terminoloogiaid rohkem kaasavast külastustest rääkima tegevustest, et ma nagu mainisin, et see loomi kaasav külastus on nagu kõige vähem planeerimist nõudev. No näiteks seda, et vanadekodu kutsub külla loomatiimi ja siis räägitakse läbi ja seal võib olla siis koerajuht ja koer siis nagu viivad seda läbi ja siis on lihtsalt tore olla.
Ja siin on erinevaid koeri kaasavate külastuse selliseid viiteid väga erinevates vormides, ka siin vanade kodus. Siin on siis minu teraapiakoera Alfi, kes siis on tegev hambaravis. Et väga pikalt me täna sellest rääkida ei jõua, aga põhimõtteliselt Alfiga me siis toetame lapsi, kes kardavad hambaravi, kellel on hirm hambaravi ees. Ja siin on meil 2 suurt Leonbergerit, kes natuke näitavad, teevad trikke, loovad toredat meeleolu. Me oleme külastustena siis kaasatud Tartu Ülikooli kliinikumis oli insuldiprojekt ja need tiimid, kes siin on siis üles loetletud, külastasid siis taastusravi kliinikut ja me tegelesime patsientidega, kes taastusid siis insuldist ja tegime väga erinevaid tegevusi nende patsientididega, sest insuldi tagajärjel võivad olla väga erinevad. Kindlasti see peab alati olema, kuidas öelda, teada terves osakonnas, et kui ma nüüd kohe räägin seda, et me peame teavitama, et koer on täna majas, et need inimesed, kes ei soovi koeraga kokku puutuda, oleks alati informeeritud, sest meil on inimesed, kellel on allergia, kellel on koera hirm, et me oleme tegevuse nii planeerinud, et need inimesed, kes ei taha koeraga kohtuda, ei pea koeraga kohtuma ja seetõttu on siis nagu kõik teavitatud. Siin on siis üks väike film, ma loodan, et see nüüd hakkab jooksma teil ekraanil. Et te näeksite seda. Mis on siis külas? Et see oli siis väikesed näited erinevast, ma tahaks nüüd edasi minna, erinevatest külastustest, et võib-olla nüüd läheks loomi kaasava õppe juurde, pedagoogika, mis võiks teile nagu võib-olla, millest ma võiksin sellest terminist ka rääkida, et ma katsun siis nüüd selle tiheda slaidiga läbi käia. Et looma kaasava õppe on eesmärgipärane, planeeritud ja struktureeritud looma kaasav sekkumine, mida korraldab või viib läbi haridustöötaja ja õppega seotud professionaal ja looma kaasavat õpet juhivad kvalifitseeritud vastava kraadiga õpetajad või eripedagoogid. Näiteks võib pedagoogi läbiviidav looma kaasav õpe olla vastutustundliku lemmiklooma pidamist õpetav hariv külastus või kui looma kaasavat õpet korraldavad eripedagoogid, siis peetakse seda ka teraapiliseks ja eesmärgipäraseks sekkumiseks, mis siis aitab siis motiveerida, teadmisi täiendada ning suhtlemisoskust ja kognitiivseid võimeid parandada. Ja õppe edusamme mõõdetakse ja dokumenteeritakse. Eripedagoogi läbi viidud looma kaasava õppe näide on näiteks lugemiskoerte programm ja looma kaasavat õpet läbi viival professionaalil, sealhulgas õpetajal või haridustöötaja juhendatud teraapia looma juhil peavad olema vastavad teadmised kaasatavate loomade käitumisest, vajadustest, tervisest ning stressile viitavatest näitajatest ja stressi reguleerimisest. Et ma tahakski öelda seda, et see päris nii ei ole, et võtan looma, võtan inimese, panen kokku ja sünnib midagi imelist. Et võib sündida, aga paljudel juhtudel peab seda päris palju ette planeerima, miks me midagi teeme. Et kui siin ennem vist oli ka keeleõppest, et me näiteks oleme kaasanud nüüd viimasel eriti siis loomi just Ukraina põgenike, kuidas öelda, integreerimiseks ja kuidagi öelda neid natukene nagu suhtlema panemiseks ja siis muidugi ma pärast räägin ka lugemiskoerte programmist. Ise olen juhendanud
päris mitut õpetaja hariduse magistriprogrammi tööd, mis tegelikult on teil saadaval ja kättesaadaval Tartu Ülikooli raamatukogu kaudu on DSpace, et kui te sinna panete loomi kaasavad sekkumised, siis me oleme õpetajaks õppivate tudengitega mõõtnud lugemisoskuse paranemist esimese klassi lastel koera kaasamisel ja ka siis, kas oli siis esinemisoskuse osa. Nii et need on täitsa Tartu Ülikooli magistriprogrammi, kui otsite seal DSpace'is, siis peaksite nad leidma. Koora kaasav õppe, siis erinevad näited siit ülevalt, siis kindlasti näete lugemiskoerte programmi ja siis erinevaid vestlusringe alla ja ma arvangi, et maailmas on kõige levinum just see lugemisprogramm ja võib-olla sellest ma siis nagu natukene räägingi. Ma arvan, et igas riigis, kus te olete, tegelikult on see täiesti olemas, kus üles leida. Ja Eestis on lugemisprogramm aastast alates 2013. See on nüüd võib-olla vanem slaid, aga 29 väljaõppe saanud lugemiskoera tiim üle Eesti on 20 raamatukogus, lasteaias ja koolis. Ja neist 3 raamatukogus ja 1 kooliraamatukogus saavad siis vene keelt emakeelena rääkivad lapsed harjutada eesti keeles ette lugemist. Ja miks see nagu oluline on, et kui te nüüd nagu aru saate, et õpetajad kipuvad tavaliselt, kuidas öelda, siis parandama lapsi, eks ju, või kommenteerib täiskasvanud üldse, ma ei ütle üldse õpetajad, siin võib ka täitsa ema ju ütleb, et kuule, et loeme nüüd, eks ju, ja siis hakatakse vigu parandama ja sealt mingist hetkest laps tunneb, et aga ta ei tahagi enam lugeda või ta ei taha kõva häälega lugeda, sellepärast, et ta teeb vigu. Ja ma kohe vaatan, kuidas meil see järgmine, jah, et miks lugemiskoerte programm hästi töötab, on see, et koer ei kommenteeri ja koerajuht ka ei kommenteeri. Laps lihtsalt tuleb ja ta saab hea emotsiooni, sest need koerad jäävad magama. See lugemine ei ole üldse pikk. Need raamatud on lugemiskoerte programmis, peab olema väga tugev side siis selle raamatukogu töötaja või õpetajaga, kes aitab lapsele seda raamatut valida, et see raamat oleks huvitav, oleks lapse lugemisoskusele vastav ja kui see eeltöö on hästi ära tehtud, siis see lugemine on meeldiv. Uuringud on näidanud, et neid lugemisseansse peaks olema vahemikus 6–10 korda, siis lugemisoskus märkimisväärselt paraneb ja paranebki pigem just sellest, et lapsel on eduelamus ja ta tunneb, et keegi kogu aeg ei korrigeeri, ei paranda, koer jääb magama, see koer ootab teda, tal on hea meel ja ta tunneb ja ta tihtipeale see natukene suurendab motivatsiooni kodus harjutada, sest ta tahab näidata koerale, kui palju paremaks ta vahepeal on saanud. Täpselt sama töötab ka meiega hambaravis, sest et olles hambaarst, siis ausalt öelda, kui hambaarst muutub kurvaks, et laps suud lahti ei tee, siis ausalt last see väga ei morjenda. Aga kui seal on siis sama teraapiakoer ja kui saab ikka öelda, et Alfi on nii kurb, et sa hambaid või suud lahti ei tee ja need sööbik pisik saavad seal hambas pidu pidada, siis see mõjutab ikka neid päris palju, kui koer kurvaks muutub. Nii et siin on üks näide ka siis lugemiskoerte programmist. Et siin ma võin kohe siis öelda, et minu koerad olid siis, jah, nüüd koroona ajast vist ei ole nüüd enam käinud, aga olid nagu siuksed väga head modellid Tartu kunstikoolis ja ma naersingi, et kõik kunstnikud, kes Tartu kunstikooli lõpetavad, oskavad väga hästi haskisid joonistada,
et nad käisid ka seal siis modellideks. Et nüüd loomi kaasav teraapia on nüüd väga selline rohkem spetsiifiline, et siin tulemusi mõõdetakse, dokumenteeritakse ja ta peab olema väga hästi läbi komponeeritud. Et kindlasti ei tohiks kasutada sellist terminit nagu loomateraapia, sest sellisel korral keegi ei saa aru, mis see mõiste on. See tuleb nagu venekeelsest sõnast kanisteraapia vist ja teatud osadest. Loomateraapia võib tähendada, ma ei tea, koerale massaaži tegemist või loomale mingi terapeutilise protseduuri tegemist. Sellepärast meil ongi looma kaasav teraapia või füsioteraapia või looma kaasav siis kõneravi, et väga erinevad, aga sellest me väga palju terminile ei peata ja eriti kaasatakse siis füsioteraapias. Siis see keskmisel pildil, kus siin see triibulise, see on siis meie kliinikus, me teeme siis sellist nagu myofunktsionaalset teraapiat, kus praegusel hetkel laps peab aru saama, kuidas siis erinevaid hingamisviise on ja siis ongi see, et see kõhu liikumine kaasas, ta tunnetab seda siis, kui koerakoon on peal. Siis erinevad logopeedidega oleme hästi palju koostööd teinud, eriti selliste lastega, väga väikeste lastega, kellel kõne ei tule ja erinevad siis muidugi erivajadustega lapsed on väga motiveeritud kohtuma. Ja siin siis ka vist teraapiast mõni film. Nii, ja siis on loomulikult ka looma kaasav nõustamine või coaching, aga võib-olla terminitest me siin edasi ei lähe. Ja siin ongi see Eesti Keele Instituudiga tehtud siis see terminoloogia olemas: teraapia loom, külastuskoer, teraapia looma tiim, koera tiim, teraapia looma juht, koera kaasava sekkumise tiim. Et koerateraapiat ja loomateraapiat, kanisteraapiat me siis eesti keeles ei kasuta. Koera kaasav sotsiaaltöö, koera kaasav füsioteraapia, koera kaasav eripedagoogika, teraapiline mõju mõõdetav versus terapeutiline mõju tunnetav. Ja looma kaasatakse sekkumisel, loomi ei kasutata siis teraapias või sekkumisteks, oleks eesti keeles korrektne. Siis on olemas siuksed nagu kuidas öelda siis rohelise mõtteviisi juurutamine. Hästi palju on Põhjamaad ja Holland, erinevad litsentsid, keskkond, loomade ekspertiis, et väga äge kool on tunnise autosõidu kaugusel New Yorgist. Selle koha nimi on Green Chimneys. Neil on väga äge koduleht, neil on päris palju filme YouTube'is, olen seal ise kohal käinud ja neil on siis väga erinevad loomad, mida kaasatakse. Reeglina on selles koolis, ta siis on nagu internaatkooli tüüpi, lapsed, kes on haridussüsteemist välja langenud ja neid tuuakse jällest tagasi. Neil on ka erivajadus ja mulle väga meeldib, kuidas need terapeutide meeskonnad planeerivad sellele lapsele õppetööd ja õppepäeva. Ja väga tihti on seal, et seal mingi, ma ei tea, aktiivsus tähelepanuhäirega lapsed või siis erineva autismispektri häirega või Aspergeri. Enne koolide algust, kui nad ei suuda keskenduda, siis näiteks lähevadki sinna farmihoonesse oma lemmikloomaga tegelema ennem ja alles siis tuleb kooli ja jätkab. Või siis, kui ta on teada, et ta peab seal koolitunnis vastu mingi, ma ei tea, 2 × 45 minutit, siis ta läheb lõunal ja läheb ja kallistab oma neid koeri seal.
ja siis ta rahuneb maha ja nii edasi. Et väga põnev koht on, vaadake Green Chimneys koduleht ja YouTube'is siis väga erinevaid ja väga selliseid toredaid jutte, et väga äge. On olemas asutuse loomad, resident animals, facility animals, me panime ka venekeelse termini siia, loom siis, kes elab ravi- või hoolekandeasutuses, ta võib aga ei pruugi olla spetsiaalselt koolitatud osalemaks sekkumistes klientidega või asutuse elanikega. Et Tartu Kunstikoolis oli siis, mul õde on Tartu Kunstikooli direktor, neil oli aastaid kass, kes sõna otseses mõttes liitis kogu koolipere. Ise ta tuli seal Tartus Karlovast, kõik nad hoolitsesid, suveks, kui oli kool kinni, siis viidi kellegi juurde maale ja sügisel oli jälle tagasi ja nad ütlevadki, et niisugust paremat liitjat nagu ei saanudki olla, et tuli, oli, aga paraku temaga juhtus õnnetus ja rohkem teda seal enam ei ole, aga sellised vanade kodudes, et kassid sekkumistes need on väga raske hinnata ja neid on väga raske sellises sekku. Kassid on väga isepäised ja selle tõttu need kassid saavad olla sellistes, kuidas öelda, sellistes kohtades, kus nad saavad ise toimetada, et neid ei pea väga sundima. Eestis ei kaasata kasse, sellepärast meil ei ole spetsialisti, kes suudaks kassi iseloomu ja korralikult testida ja valida. Nii et aga vanade kodudes soovitatakse väga siukest kassilaadset, ja eriti siis ka veel nendes kohtades, kus on siis, kuidas on spetsiaalsed hoolekandeasutused, kus näiteks on siis Alzheimeri ja muu siis neurodegeneratiivse haigusega inimesed, siis on seal kuidagi selline pehmem see. Siin on siis mõned lingid, farm Texase riigikoolis, elevant ja kaaseteraapia, koera kaasavat sekkuvad erivajadusega lastega. Ma ei tea, võite, kes tahab, võib siit ekraanist endale pildi teha telefoniga mõja korraks. Lindude päästekeskus sõjaveteranidega. Ameerika Ühendriikides on siis need vangid ja siis need varjupaiga koerad kokku viidud. Et siis vangis olevad inimesed tegelevad seal vangis oleku ajal, aeg ka sisustatud, varjupaiga koerte sotsialiseerimisega ja sealt on tulnud selliseid päris põnevaid asju välja. Nüüd organisatsioonidest, et siis maailma organisatsioon on siis International Association of Human and Animal Action Organizations, ongi IAHIO, ja Eestis siis ongi Eesti abi- ja teraapialoomi kaasavate organisatsioonide liit, kuhu alla kuulub siis Eesti abi- ja teraapiakoerte ühing ja Eesti ratsutamisterapeutide liit. Ja loomulikult on siis see teadusühing, mis siin üleval on, kui te näete, see ISAS ja siis erinevaid. Olen käinud ka paaril konverentsil ja väga asjalikku teadust tehakse selles valdkonnas, et väga põnevaid uuringuid ja tõsiselt valiidseid uuringuid tehakse. Maailma parimad praktikad ja protokollid on siis seal IAHIO kodulehel, nagu ma mainisin, see white paper, mis on, ta ei ole üldse suur, ta on lihtsalt, mis annab põhimõtted ja väga hea õpik, väga hästi kirjutatud on Handbook of Animal Assisted Therapy, väga mitmes, see on nagu niisugune paks õpik, mis on nagu selline meie piibel ja põnev lugemine. Ja hästi oluline on akadeemiline haridus ja kutsestandardid, et Eestis on ka nüüd just algas, kui ma eksi, üleeile sellel nädalal esimene siis mikrokraad Tallinna Ülikoolis ja seda saab siis läbida, saades endale siis sellise nagu kvalifikatsiooni lisaks. Ja me liigume selle poole ka, et oleks ka kutsestandardid ja see ongi nüüd Eestis esimene, kus on nagu mikrokraad ja varem oli Tallinna Ülikool testis siis seda kursust lühemas vormis. Et ma ise loen vist ka seal 1 või 2 loengut ja just nimelt inimese ja looma seostest. Akadeemilisest haridusest siis on see Norramaa ülikool, kes on väga tugev koerad, hobused, farmiloomad, Hollandi avatud ülikool, Rootsi maaülikool. Ameerika Ühendriikides on siis Denveris on kõige tugevam, nii et sellist haridust antakse. Ja Eestis siis on abi- ja teraapialoomi kaasavate organisatsioonide liit ja tegeletaksegi terminoloogia, eetikakomisjoni erinõuded
minimaalsed nõuded tiimidele, vastutus ja ekspertiis ja siis tervisenõuetega. Nii. Ja samamoodi siis on eraldi Eesti ratsutamisterapeutide liit, kes siis vastutab nagu enda ala eest. Võib-olla sellest, see ei ole päris minu ala veel, aga te võiksite teada seda. Üks hästi tore keskus on ka Kesk-Eestis, võib-olla te olete kuulnud, kus siis Ele Haluste, kes on Tallinna Ülikooli lektor ja psühholoog, tegeleb siis just nimelt selle, ma ei saa öelda just, et ta ratsutamisteraapia, aga hobuste kaasamisega erinevates vormides. Eesti abi- ja teraapiakoorte ühing siis loodi 2008 ja see on Eestis ainus organisatsioon, mis valmistab ette ja eksamineerib teraapiakoera tiimi ja ühing viib siis ettevalmistuse saanud koeratiimid kokku klientidega, aitab programmide jaoks välja töötada sobiliku tegevusplaani, metoodika ning koordineerib tiimitööd. Näiteks Tartus meie tiimid käivad siis, just lõppes tudengitel sessi aeg, ja Tartus on selline iga sessi aegne tähtis üritus nagu ööraamatukogu ja siis käime tudengeid, kuidas öelda, meeleolu tõstvas pikkadel õppimise öödel ja natuke stressi maandamas. Hästi ülikoolides on just teraapiakoera tiimid kasutuses Kanadas ja Ameerika Ühendriikides ja päris palju uuringuid on tehtud sellest ja kuidas ma öelda, et see on üles ehitatud niimoodi, et teatud päevadel saavad üliõpilased kohtuda teraapiakoera tiimidega, koertega ja nendega lihtsalt suhelda. Ei ole mingisugust ja suhtlemine just on oluline võib-olla nendel kõige olulisem esimese aasta tudengitele, sest ülikoolid proovivad võidelda sellega, et väljalangevus oleks väga madal. Praegu ikkagi väljalangevust on ja pigem just selle peale, et noored inimesed ei kohane uutes linnades, uue kollektiiviga, neil on koju jäänud siis kaugele pered ja ka miks mitte koduloomad, mida nad alati ühiselamusse kaasa ei saa võtta ja neil ei ole veel sõpru, kes on tekkinud ja selle üksikindustunde leevendamiseks on need väga-väga edukad programmid ja neid on tehtud ka põnevaid uurimustöid. Nii, aga võib-olla ma lähen siit natuke edasi. Kui vaadata siis meie ühingut numbrites, siis meil on 129 eksami sooritanud koera ja koerajuhti, 37 erinevat koeratõugu, 8 segaverilist koera, 2 erivajadustega koera. Tegeletakse Eestis 11 erinevas paigas ja on 122 nais- ja 7 meeskoerajuhti. Et valik on väga suur, ei saa öelda, et kindlad tõud on eelistatud teraapialoomadena. Ja siis need 2 erivajadustega koera, kahjuks on nüüd mõlemad pensioneerunud, aga üks koer, samaedikoer on pime ja teine siis labradori retriiver oli 3 käpaga. Ja väga hästi sai siis kaasata neid just laste puhul, kellel oli siis erivajadus või kellel oli see kuidagi üleöö või üleöö tekkinud, et saada nagu tuua neid jälle sellesse, kuidas öelda, aktiivsesse ühiskonnaellu tagasi. Siin on need erinevad tiivid oma koertega, koertel on vorm, inimesel on vorm, kui välja minnakse, siis on ka töötõendid kaasas ja tunnistus, et päris nii ei ole, et võtan oma koera, kes kodus võib olla nunnu, kaasa ja toimetame. Nii, ma ei tea, palju meil veel aeg on, aga kas meil on, Heidi, veel aega natuke või ei taha küsimusi esitada? No räägi. Ja, võin veel edasi rääkida. Nii, see on erinevad tiimid ja kogemustest siis, et 2014 oli esimene teraapiakoerte eksam Eestis. Siis alguses oli tegevusteraapia pilootprojekt, kõneteraapia pilootprojekt, füsioteraapia pilootprojekt, pilootprojekt õpikoerad koolides ja lasteaedades ja pilootprojekt teraapiakoerte kaasamine vaimse tervise valdkonnas. Et see on need, mille on nagu ühing läbi viinud see. Ja meil on olemas erinevad Erasmuse pluss projektid, standardid ja rahvusvahelise koolitusprogrammi loomine õpi- ja teraapiakoera tiimidele. 2018 oli esimene valdkonna rahvusvaheline seminar Tallinnas
ja erinevad siis koostööprojektid ja siis nüüd see viimasena te näete ongi siis Tallinna Ülikoolis mikrokraad, inimese ja looma interaktsioonid ja loodust ja loomi kaasavad sekkumised, ettevalmistused. See on nüüd siis, see hakkab nüüd regulaarselt Tallinna Ülikoolis toimetama. Väljakutsed siis. See on siis minu teraapiakoora Alfi, kes seal on ja väljakutsed ongi loomapidamiskultuur, teaduspõhise kaasaegse kirjanduse kättesaadavus, küsitavad treeningmeetodid koertel, tõukude seotud eelarvamused, kakskeelne kultuuriruum ja kakskeelne kultuuriruum just see, et kui meil tulevad siis reeglina just vene keelt kõneleva emakeelena inimesed ja on rohkem selle seadusloomega siis Venemaa standardite järgi, siis paraku ei mahu see hästi meie õigusruumi. Ekspertide puudus, hindajad, koolitajad ja siis spetsialiseerumine inimese kui looma eksperdid ja samamoodi ka siis ei pea olema, et mikrokraadi saade ei pea olema üldse koeraga seotud koerajuht, vaid väga moodul on õpetajatele, arstidele, et kuidas looma siis kaasata. Nagu öelda, kvaliteedi ja kutsestandardid, eetika, õigusloome, mis on väga olulised seadused ja määrused riiklikul tasandil, register, et teraapiakoerad on kõik avalikus registris ja saab kontrollida järgi. Teaduse puhul on meil mõõdikud, sekkumiste tulemuslikkus, loomade ja kliendi heaolu ja loomulikult ressursist, sest me kõik teeme seda oma vabast ajast. Nii, aga ma läheksin küll nüüd korraks edasi. Ja ma võib-olla vastaksin või edasi läheksin, et vastutus on moraalne, juriidiline ja professionaalne, et loom on ikkagi loom ja me peame alati teadma, et looma kaasamisel me peame maandama kõik ohud ja et oleks turvaline. Oluline on looma ees vastutus, heaolu, vaimne, füüsiline, emotsionaalne ja kliendi ees pädevus, võimekus toetada ja abi osutada. Et alati peame teadma, et meil on nagu klient, meil on loom, meil on terapeut ja meil on loomajuht ja see meeskond peaks olema see, kes siis seda läbi viib. Koera roll sekkumises on passiivne, võib olla instrumentaalne, antropomorfne, ta võib olla katalüsaator, ta võib olla sõber, ta võib olla peegel. Väga tihti ta võib olla hoopis ukseavaja mingisuguse meetodi rakendumisel, turvatunde looja, rahustaja, inimesest huvitatud suhtluspartner, mängukaaslane, hinnanguvaba kuulaja, rõõmsa atmosfääri looja, füüsilise läheduse pakkuja. Et need on kõik need koera rollid. Ja ongi, et võimalused, hooldamine, mida saab siis nagu kaasata, usaldus, kontakt iseenda ja teistega, jalutamine, mis aitab kehtestada piire, toitmine, jagamine, vajaduste mõistmine, lastega seoses mängimine, mis aitab siis motivatsiooni ja tahte mõistmist, õpetamine, õppimine, ka treenimine, arendab siis koostööd ja vajadusega leppimist, läbi liikumise keha avamine ja kehtestamine versus agressioon, ja koerajuhi rollid on siis valmistab looma sekkumiseks ette, õpetab, häälestab, tagab looma turvalisuse, toetab ning juhib looma kogu sekkumisprotsessi vältel, vähendab vajadusel loomaga suhtlemist nii kliendile kui terapeudile vahendab ja annab terapeudile tagasisidet, analüüsib lähtuvalt looma perspektiivist. Et siis ongi, ja hästi oluline on terapeudi roll sekkumises, siis kes kogub taustainfot, püstitab üld- ja ala eesmärke, koostab tegevuskava. Et ma mitu korda räägin seda, et ta on nagu hästi struktureeritud, siis on see töö professionaalne. Ja me peame arvestama alati kliendi vajadustega sekkumistes, et tunda ennast turvaliselt, samas laiendada oma mugavustsooni, pannes ennast erinevates olukordades proovile ja töötada antud hetkel tema jaoks kõige õigema eesmärgi nimel. Olla kogu protsessi vältel toetatud, kogeda eduelamusi, jõuda taipamisteni. Et need on need, mida siis kliendi vajadused on sekkumistel. Ja me peaksime valima, et
teadma, et teraapia koeraks on siis sobiv isend, kes on täisealine, täiesti terve, mis tahes tõu esindaja, sotsiaalne, see tähendab inimesele orienteeritud, sõbraliku avatud käitumise ja selge eneseväljendusega, võõrastes kohtades hästi kohanev, oskab õppida, on koostöövalmis, oskus rahuneda, hea enesepidurdusvõimega, omab baaskuulekust ja tema esimene valik ei ole agressiivne käitumine ja väga oluline side koerajuhiga, et kui selline koer on, siis ta on sobilik teraapia koera eksamile minekuks. Ja veel on oluline, mida me peame arvestama, energiatase, aktiivsed versus rahulikud tegevused, siin me saame hästi palju tiime valida, sobivus erinevate kliendigruppidega, lapsed, eakad, need, kes on valmis grupis suhtlema või üks-ühele suhtlema, kellel on trikid kasutada, kellel on käemärgid, kellel on piltkommunikatsioon, et kõike seda me peaksime tiimi kohta teadma ja kaasamisel arvestama. Ja teraapia koera juhiks sobiv isend on siis täisealine, terve, optimistliku maailmavaatega, suure empaatia ja stressitaluvusega, kiire kohanemisvõimega, õpihimuline, kohusetundlik, koostöövalmis, sotsiaalne, sõbraliku avatud käitumise ja hea eneseväljendusega nii kehakeeles, kõnes kui kirjas. Noh, meil on muidugi siin öeldud ka ingliskeelne oskus ja digipädevus ja palju aega ja kõike muud, nii et siin peab olema ka. Ja koeratiimid valmistatakse ette, on sobivus hindamine kõigepealt, siis tuleb läbida koerajuhil 2-päevane baaskursus, praktiline ettevalmistav kursus ja teha eksam. Ja kui eksam on positiivselt tehtud, siis sõlmitakse leping, konfidentsiaalsusleping, võetakse karistusregistri väljavõte, eetikakoodeks on ja põhikiri, et siin on nagu siis väga erinevad nõuded ja vastutused. Ja siin ongi, et koerajuhil on siis vastav riietus, koeral on siis traksid, ja on ka siis tiimi töötõend ja ka siis see, et seda ei antakse terveks eluks, vaid litsentsi uuendatakse kord aastas, vaadatakse üle, et kas koer ikka jätkuvalt tahab töötada, sest et koerad väsivad ka ja koeraga võib midagi juhtuda, näiteks ma ei tea, teine koer ründab, siis on nii mõnigi koer kaotanud võime kliendiga edasi töötada ja et siin on hästi oluline. Võib-olla siis Venemaal saadud tunnistuste osas, miks me ei kipu siin Eestis seadusloomes, nad ei kipu mahtuma, et need organisatsioonid, kes annavad koerajuhile ja koerale eluaegse tunnistuse, see ei ole päris õige, sest et kõik muutub, ka loom muutub, et seda tuleb teatud aja tagant üle vaadata. Võiks öelda, et koerad on kõige rohkem meil teraapiakoerad on, ma arvan, väga hästi meditsiiniliselt kontrollitud, et hästi oluline on see, et iga 3 kuu tagant antakse siis sise- ja välisparasiitide tõrje tehakse ja kord aastasel hästi põhjalik teraapiakoera ülevaatus veterinaari juures, kes seda teeb. Noh, ja siis on olemas register, see teraapiakoer.ee peaks olema praegu uuendamisel, et võib-olla kohe te seda kätte ei saa, aga meil on väga selgelt üles loetletud tiimid ja kellel on litsents, kui kaua kehtib. See on nüüd natuke varem pilt, et minul ja Alfil on see uuendatud ja me saime lausa selle 3-aastase litsentsi praegu. Ja siis punase värviga on märgitud tiim, kellel ei ole hetkel õigust osaleda sekkumistes. Nii, ma kohe lähen natuke edasi. Ma tahaksin hirmsasti minna selle koera tööaja juurde, et me mõtleme ikka selle peale ka. Et koera tööaeg ei ole korraga rohkem kui 30–45 minutit, siis tal peaks olema paus ja koos pausidega maksimaalselt 1,5 tundi, et see on vale, kui koer peaks terve päev tööd tegema. Olenevad tegevusest, klientide arvust, keskkonnast ja koerast siis maksimaalselt 3 korda nädalas. Ja koera puhkus peab olema siis tööga proportsionaalne vastavalt koera vajadustele. Meil on ka teraapiakoera vanuse alam- ja ülempiir, väga noored koerad ka ei saa, et väiksed koerad võivad eksami teha ära siis aastaselt ja suured koerad siis 1,5-aastaselt, nii et tuleb mõelda ka koera peale. Ja siin on mõningad lugemissoovitused, kes vähegi tahab rohkem lugeda, siis eestikeelset kirjandust eriti ei ole. Koera kohta on siis ka kutsika kasvatamine, koera käitumine, ära koera maha lase ja siis ka koerad ja meie. Aga siis jah, need
IAHIO kodulehel olev white paper, mis on aluseks, väga hea õpik on Animal Assisted Therapy ja siis on erinevad siis vastavalt, mis suunale see asi nagu liigub. Nii, aga minu poolt oleks see praegu kõik, ma ei läheks nendesse sekkumiste etappidesse ja detailidesse, et siis see ettekanne läheb muidu väga põhjalikuks ja detailseks, aga ma olen täiesti olemas ja olen valmis küsimustele vastama. Filmidel ei ole heli öeldes, okei. Filmis ma ei näinud seda enne, filmid oli lihtsalt muusika taga, et seal ei ole seda ma nägin alles praegu, jah, aga seal oli lihtsalt muusika, et te nägite puhtalt seda teksti seal ja eriti ei olnud. Nii, kellelgi on küsimusi, siis mina olen olemas. Et soovitan soojalt, kus iganes riigist olete, siis huvi korral uurida. Keeleõppes on kusjuures päris hea, et me kasutame just siin Eestis muukeelsete laste integreerimisel ja nagu ma mainisin, et mina Alfiga olen töötanud hästi palju logopeediga koos, eriti nende lastega, kellel väikestel lastel sõnavara ei ole, kes ei suuda veel lauseid moodustada või kes üldse ei räägi, et seal saab kõigepealt käemärkidega ja siis saab erinevaid asju, et logopeedidel on väga põnevad ka lähenemisviisid. Siis koolidega oleme teinud, siis ma mäletan, et üks inglise keele õpetaja võttis meiega ühendust ja täiesti gümnaasiumi healise inimese pärast, ma ei mäleta nüüd, kas oli tegemist poisi või tüdrukuga, aga see noor inimene ei olnud valmis avalikult vastama, põhimõtteliselt, ja ta ütles, et tal on seda väga raske teha. Ja siis just nimelt ma mäletan, et see oli vast inglise keelega, et ta ei saaks väga halba hinnet, siis ta oli ise nõus siis teraapia koeraga katsetama. Just need, kes näiteks, mis me oleme siin vahepeal, lisaks selle lugemiskorteri programmile on siis ka need luuletuste lugemise programmid, see on siis enne jõulusid oli siin, jõulude ajal oli siis raamatupoodides võimalik siis võtta see luuletuste raamat ja proovida leida koos koeraga endale jõuluvanale sobiv salm ja kui tahta, siis enne jõuluvanale etteütlemist oli võimalik seda salmi ka koerale lugeda. Selliseid hästi palju selliseid erinevaid selliseid sekkumisi oleme teinud. Mul oligi küsimus, et kuidas sa näeksid, et kuidas koer saaks nagu keele arengul keeleõppes olla nagu abiks õpilast. Ma saan aru, et kui on, ma olen ise kehakultuuri lõpetanud ja ka eripedagoogi selle eriala seal saanud, et selles mõttes, et kuidas sa näeksid nagu keeleõppes see koer saaks abistada, et sa just ühe näite tõid, aga kuidas meie siin, kui olekski võimalus, saaksime nagu kaasa. Ma arvan, et just see lugemiskoerte programmi näide on nagu see, et meil on ka just siin ju neid vene keelt emakeelena kõnelevaid lapsi nii palju, kes mingil määral nagu teaks eesti keelt, aga nad pigem ei räägi või ei ürita seda rääkida, sest et nad kardavad, on ebamugav, kommenteeritakse, ütlevad valesti. Et täpselt see, et oluline on see, et teraapia koer ja koerajuht ei kommenteeri, et panna neid seda keelt kasutama, sest passiivne keeleoskus võib paljudel olla väga okei, aga ma vaatan siin ka Eesti lapsed, eks ju, nad õpivad koolis inglise keelt, aga kui nad ei kasuta seda ja ei räägi, siis nad ei julge tihtipeale rääkida, sest nad kardavad vigu teha. Et just näiteks see ja teine on siis esinemisjulgus ja esinemisoskus, et ma võin täiesti spontaanse näite tuua, mis oli täiesti külastus, et me ei läinud üldse, see oli üks Tartu maapiirkonna kool ja meid kutsuti lihtsalt, seal olid kuskil, ma arvan, 3., 4., 5. klass olid seal ja kutsuti meid rääkima teraapia koera tööst suurele sellele auditooriumile ja lõpuks me ütlesime, et istume maha ringi ja küsisin laste käest, et aga kas te tahate nüüd, Alfi on siin, midagi talle öelda, üks poiss siis käe püsti küsis,
ja lapsi oli palju seal oli mitmed paralleelklassid koos, küsis, kas ma võin koerale prantsuskeelse laulu laulda, mille peale me kõik olime, et okei, ja siis sealt ta tuli ja siis tuli järgmine käsi püsti. Kas mina võin ka midagi öelda? Seal räägiti venekeelset luuletust, ingliskeelset luuletust, prantsuskeelset laulu, et kõik lapsed järsku tahtsid midagi öelda ja täiesti spontaanselt. Et selles mõttes just ja nagu ma ütlesin, et kui te tahate näha, siis on see õpetajaks õppinud tudengi oma, et esimeses klassis on väga erineva lugemistasemega, miks ma ütlen ka keeleoskusega arvatavasti lapsi. Ja seal ongi see, et kuidas aidata järgi neid, kes on nagu maha jäänud. Ja just nendele maha jäänute puhul oli see lugemine teraapia koerale, kui ma ei eksi, kas seal oligi mingi 8 sessiooni või? Et nende laste keele lugemisoskus, kellel oli see kõige kehvem, ennem hinnati seda lugemisoskust, eks ju, testina, nende edasiminek oli kõige suurem, sest et nad said lugeda positiivse emotsiooniga ja sealt nagu see tuli. Et see on mitte ainult eesti keeles lugemises, vaid igasuguses keeles on see ka keele õppimisel, et täpselt samasugune asi. Et ütleme siis nii, et oluline on niisugune positiivne eduelamus. Veel küsimusi? Kellel on huvi katsetada, siis jah, ja muidugi, et kuna tänapäeval on meil hästi palju selliseid ka autismispektri häirega ja siis erinevate Aspergeri sündroomiga või omapärase käitumisega lapsi, et siis on põnevaid uuringuid ka nende puhul tehtud siis teraapiakoera kaasamisega, et kui nad ei saa silmsidet inimesega, siis koeral nad isegi ei pruugi silma vaata, vaid nad fokusseerivad oma pilgu koonule, ninale. Ja väga põnev uuring on prantslaste tehtud autismispektri häirega laste õpetamisel kaasati teraapiakoer ja tekitati nagu siis, kuidas öelda, me kujutame rivaalitsev kolmnurk, väike armukolmnurk, et see terapeut või õpetaja õpetas teraapiakoerale seda, mida see samas ruumis oleva autismispektri häirega laps nagu oleks võinud õppida. Ja siis tekkiski nagu see, et laps pööras tähelepanu kõrvalt olles sellele, mida õpetaja õpetab koerale ja jättis selle meelde, sest et temale ju ei õpetatud, temaga ei suheldud ja vot selline kolmnurk töötas ka väga hästi prantslaste mudelis just, et põnevaid asju. Tõesti väga huvitav. Aitäh jagamast. Mina küsin sellist asja, kas selle hobuste kaasamisega ühesõnaga nüüd, kas see on Eestis nüüd alles, ma ei usu, et ta nii lapsekingades on või milles see ühesõnaga see on, ma elan siin Saksamaal üle 20 aasta ja siin on see väga ühesõnaga, kas räägiksite paari sõnaga? Jaa, et siis see, mis on meil seal Kesk-Eestis, mida teeb Elehaluste, see algas ka juba, ma arvan, paarkümmend aastat tagasi. Ma arvan siis, kui Hannes Tammjärv lõi selle kooli sinna Paide lähedale, Türi lähedale, seal. Ja seal koolist hakkas pihta, et tema oli selle kooli psühholoog ja tema siis nagu, kuna seal oli väga palju just selliseid erivajadusega lapsi, siis seda suunda seal arendas, aga meil on siis ka, et on füsioterapeudid, eks ju, kes siis kaasavad hobust ratsutamisteraappia eesmärgil, aga on ka siis just sellised käitumishäiretega lapsed, kes mingil hetkel leiavad selle ühise keele selle hobusega ja lõõgastavad ja saavad selle nagu sügavama sideme kätte, need, kes kunagi ei tule oma sellest kastist välja. Ja ma arvan, et see Elehaluste vist ütleski seda ka ükskord, et piisab mõnikord üldse selle kinnise ja raske lapsega minna hobuse kopli serva, istuda maha ja nii tihti peale need keelepealed pääsevad valla ja ta nagu avaneb, et siin on väga erinevaid võimalusi. Samamoodi tehakse ka näiteks juhtimiskoolitus, sest hobused on väga tundlikud hinged ja nende juurde ei saa minna niimoodi, et lähen ja püüan su kinni. Hobune saab sellest kohe su kehakeelest aru ja seal on täpselt sellised omad mõtted, et kuidas saab seda hobust juhtida
nii, et sa praktiliselt, kuidas öelda, jõuvõtteid ega midagi ei kasuta, vaid sa jõuad sinnamaani, et sa oled nii avatud, et hobune mõistab sind ja seal on nagu omaette siuksed väga põnevad asju on nii, et ja Eestis ei ole väga lapsekingades, organisatsioon on päris pikalt tegutsenud, et tehakse nii psühholoogia poolelt kui ka siis ka füsioteraapia poolelt, ratsutamisteraapiat. Ma ei tea, kas ma võin küsida. Mul oleks küsimus, kuidas Eestis on need teraapiad tasustatud? Kas see on kättesaadav ka nagu lihtsama sissetulekuga inimesele või inimese lapsele? Kas näiteks tervisekindlustus ka katab seda kulu või see on ikkagi puhtalt nagu rohkem varakamatele peredele, sest siin kus mina elan nagu Ühendriikides on see loomulikult, kui on olnud mingi tohutu šokk või mingi suurem nagu õnnetusjuhtum, siis on võimalus, et lapsele tagab seda kas mingi fond või siis isegi võib-olla tervisekindlustus, aga paljud tervisekindlustused Ameerikas seda ikkagi niisama lapsele, kellel on niisama kaasasündinud või eluoludega tekkinud ärevushaigus, seda küll ei tasusta, et siis see ikkagi on rohkem kättesaadav lapsele või peredele, kellel on suurem sissetulek. Et Eestis on ühing hoiab muidugi sellel üpris tihedalt silma peal, mis muidugi ei too kaasa finantse, aga me proovime nii teha, et keegi ei hakkaks sellega teenima raha. Et seal tulevad erinevad aspektid mängu, et siis hakatakse ka seda looma ära kasutama mingist hetkest liigselt. Meil paraku riiklikku rahastust midagi ei ole, pigem on see ikka rohkem vabatahtliku töö alusel. Samamoodi, kui me Alfiga käisime hambaravis, siis me ikkagi proovisime mitte pakkuda seda lihtsalt nii, et on nunnu ja on tore, vaid eesmärgipäraselt lastele, keda hambaarst suunas, ütles, et ta ei saa hambaid ravida, järgmine etapp on narkoosis hambaravi ja meie olime siis seal vahepeal, et Eestis raha selle eest ei võeta. Kui füsioteraapias kaasame, siis saab panna vist rehabilitatsiooniplaani, samamoodi vist, kui ma ei eksi, siis need ratsutamisteraapias sessioonid saab ja ratsutamisteraapias osa vist, nüüd ma jään vastuse võlgu, osaliselt teatud osas saab katta. Just seda, mis puudutab siis, ma arvan, seda füsioteraapia poolt, aga koeri kaasavad on meie vabatahtliku töö tulemus ja ega organisatsioon ei hiilga rahaliste võimalustega, et kuna riiklik rahastus puudub, aga raha kellegi eest ei võeta, soovijad võtavad ühendust info@teraapiakoer.ee, siis vaadatakse see sekkumise osa metoodiliselt läbi ja üritatakse, et see oleks võimalikult eesmärgipärane, et kus me ei kipu käima on need, kus koerad kutsutakse ainult nunnumeetri pärast, et me lihtsalt füüsiliselt ei jõua. Aga jah, ütleme niimoodi, et ühingu poolt viiakse kokku tiim ja kvalifikatsioon siis terapeut ja koerajuht ja siis vastavalt sellele, mis see tegevus on ja tehakse leping, võetakse tagasiside, tähendab kõik see ametlik osa, aga jah, raha siin selle eest patsiendi käest ei võeta. Mis on jällegi natuke ebaõiglane, sest koer teeb ära või ükskõik mis loom teeb ära suure töö, on ju. Aga praegu lihtsalt ei ole nagu, ütleme niimoodi. Jaa, aru saada. See on väga siuke keeruline. Jah, ei ole seda saanud kuskile nagu sisse panna, hästi suur lobitöö peab olema, et seda saaks kuskile haigekassa või tervisekassa süsteemi kindlustuse alla. Loomulikult ei taheta raha niisama jagada, aga samas me ei ole pidanud nagu praegusel hetkel eetiliseks inimese käest võtta. Meil on alati võimalus, mis kodulehel olemas, et kui keegi tahab annetada, siis ei ole nagu keelatud, et kui patsient on saanud eduelamuse ja ta tunneb, et see oli seda väärt, siis alati on see võimalik, aga kellegi käest ei küsita. Hästi palju oleme nüüd koostööd või teinud siis nende Ukraina sõjapõgenike
laste puhul just nende integreerimisel ja seda olen teinud koos organisatsiooni Minu unistuste päeva koos, et oleks nende poolt nagu siis need tegevusterapeudid ja et meil oleks natuke tuge. Aitäh, siin on kohe öeldakse, et töö eest, mida teete ja siis head aega küll nii Eesti kooli. Mul on ka küsimus, ma kuulasin siin üks päev seda Vikerraadiot ja seal just räägiti ka sellest, et lapsed loevad koertele. Kas te võiksite natuke seletada, kui te sellest muidugi teate, kuidas siis nagu organisatsioonid, nagu ma aru saan, on siis kas see raamatukogu või keegi, kes teiega ühendus võtab, et kuidas te nagu organiseerite, et kus te käite ja kuidas inimesed saaks nagu siis, kui neil on soov midagi kaasata, et kuidas te nagu organiseerite seda? Ja, et minu teada on siis neil ka koduleht olemas selleks, et ja teadlikumad õpetajad teavad, et praegusel hetkel on üritatud seda teha raamatukogude juures, sest nende poolt ja proovime välja koolitada ka raamatukogude spetsialiste, raamatukogu inimesi siis vastavalt siis sellele selle koerte projektile. Oluline ongi see, et lapsevanem reeglina pöördub raamatukogu poole tavaliselt või siis otse meie poole ja meie suuname, ütleme, et vot selles raamatukogus on ja seal saab teha. Teatud tiimid käivad siis teatud raamatukogudes ongi sellised ja siis raamatukogudega on ka leping. Ja seal ongi siis see, et raamatukogu töötaja, kes on kvalifitseeritud lapsega vesteldes, leiavad selle lapse huvi, sobivad raamatud ja ka selle lapse, kuidas öelda, taseme, et ei ole ju mõtet võtta mingi väga tite raamatut, kui laps on asjalik lugeja. Samas ei saa ju võtta rasket raamatut lapsele, kes väga kehvasti loeb. Et selle otsuse, milline raamat sobib lapsele, teeb professionaalne raamatukogu töötaja, kes on siis... Ja siis ongi, et sessioonid on suhteliselt lühikesed, sest me ei tohi lapst ära koormata. On olemas spetsiaalsed lugemisnurgad, soovitatav siis raamatukogus sellised kotttoolid, et laps oleks koera tasemel, et see oleks nagu maas, pehme siukene mõnus mängunurk, kuhu siis minnakse ja see ei kesta väga palju üle 20 minuti koos sisenemise ja lahkumisega üks sessioon. See tähendab seda, et loomulikult alguses tervitatakse, võetakse mõnus koht sisse, on väike sissejuhatus, ega see laps üle 10 minuti ju ei jõua lugeda. Nii et lugemised on suhteliselt lühikesed ja jälle see lõpeb sellise väga positiivse noodil koerale head aega ütlemisega, see on lugemisraamatud, kuhu nad saavad templit, seal on kirjas siis raamat, mida ta luges ja need korrad ja loomulikult siis seal on sellised käpaga templid, mida me paneme ja anname kaasa mõnikord siis ka koerapildi või miksed väiksed meened, mis on tehtud ja siis jälle tuleb siis teatud aja pärast tagasi. Et nagu ma ütlesin, et kirjandus on näidanud, et kuskil 6 kuni 8 või 10 korda võiks seda toimida, keskmiselt 8 korda. Siis on näidanud uuringud, et lapse lugemisoskus paraneb märgatavalt. Ühest korrast on vähe, et reeglina tuleb alati nagu selgeks teha, et see peaks olema teatud ja meil on kindlad tiimid raamatukogude juures, kes käivad ja on kontakt ja vastavalt vajadusele siis on need lugemispäevad välja kuulutatud ja koer jõuab siis selle päeva jooksul teha pausidega siis 3 last või siis 4 last saavad siis lugeda ühele tiimile, aga neid tiime võib ju käia erineval päeval, erinevad tiimid, kui nõudlus on nii suur. Ja suuremates raamatukogudes Eestis on see juba siis pikalt olnud. See siis on põhimõtteliselt, nad panevad ajaliselt omal kinni, kui nad soovivad, ei ole nii, et lihtsalt tuled sinna jooksul järjekorras. Ikka kindel selline kokkuleppimine ja loomulikult see raamatukogu töötaja peab ju esimese kohtumise tegema, et selekteerida, mis, kuidas, millal, mis raamat lapsele sobiks ja ikka lapse huvi, et me ei saa panna last lugema raamatut, mis talle absoluutselt meele järgi ei ole. Just. Aitäh. Palun. Nii, minu poolt vist kõik, aga ma ei teagi. Tundub nii. Ja, igal juhul vägev asi, mis sa teed. Ja suur aitäh, väga põnev oli kuulata. Triin, ma tahtsin küsida, kas seal ühe pildi peal oli see pruun labrador, see on ühe mu tuttava koera, mis selle koera nimi oli?
Ma nüüd jätan vastuse võlgu, ma tean päris paljusid tiime, aga kui ta Tallinna tiim on, siis Tallinna tiimi ei tunne nii hästi, Tartu tiimi tean peale. Mu sõbranna tegeleb ka koerte treenimisega ja ma arvasin, et järsku on Cooper, aga... On õige. No siis on Anneli koer, sa tead Anneli Merjeküla, eks ole? Ja. Et osad on meil pensionile jäänud, kes meil siin väga head fotomodellid on, et minu enda teraapiakoor Alfi on ka juba 9-aastane, aga ta tegi teraapiakoori eksami ära kohe 1,5-aastaselt, nii et ta on töötanud teraapiakoerana siis alates 1,5-aastasest kuni nüüd me vaikselt vähendame koormust, et me seda hambaravi igapäevaselt ei tee ja seda, aga kui ta ikka vahepeal tööle läheb, siis ta on ikka väga rõõmus, aga väga pikalt ka me ei kipu tegema, et me oleme siis nagu niisugused vanemad kolleegid noorematele tiimidele. Vabandust, Anneli uus perekonnanimi on Ilumets, mitte... No vot, no. Aga Cooper oli meil olemas täiesti selles nimekirjas. Ja, ma mõtlesin, see on nii Cooperi nägu see koer, et ma pidin küsima su käest. Aga Eesti on väike ju, nagu on teada, et kõik tunnevad... Nemad on Hiiumaal nagu peditsed, tal on need teised retriiverid ka, millega ta teeb jahikoerte võistlustel, aga ma tean, et ta teeb koerte koolitusi ka. Ja, et reegel on ikka koerainimesed need, kes nagu jõuavad, kellel on nagu, kes saavad aru, et nende koer on see, iga koer ei ole absoluutselt see, et see tuleb, see tõdemus tuleb nagu, siis mul on ka üks husky on teraapiakoer, teine ei ole teraapiakoer ja iseloomud on mõnusalt erinevad. Ja see Cooper on hästi rahulik ja siis tal on see pipi, see on nagu särts, seda jätkub igale poole. Et selles mõttes, et ja meil on siin ühel tuttaval on ka 2 huskit, ma elan Chicago lähistel ja seal on ka see üks on, Iggy on koera nimi ja Java on teise nimi. See Iggy on selline pikakarvaline vana rahu ise. No ikka on mõnus koer küll. Just, no ongi, koerad on täiesti erinevad nagu on inimesed ja mitte kellegi, sellepärast me teemegi neid testimisi, sobivushindamisi, et öelda, et jah, et võite edasi teha, aga mõnele peame ütlema, et ei ole, et väikseid tõug on suhteliselt vähe. Tartus on meil üks õudselt äge esimene Chihuahua. Enamusti on need väiksed koerad, neil on kipub olema see Napoleoni kompleks, et nad ja väga palju väikseid tõuge meil ei ole, kuigi mõnikord meil oleks nagu seda vaja. Aga reeglina just need suuremad mõmmikud on nagu sellisemad toekamad. Kõige rohkem on arvatavasti kuldseid retriivereid. Kõige rohkem, aga siis tavaliselt labradori retriiverid ja siis erinevad sellised, ja erinevaid. Vot. Aga kui koer ei ole, siis võib mingi kaisukaru võtta või midagi? Kaisukaru võib ka võtta. Ma võin öelda kohe, et igaks üks ka, et jaapanlased teevad juba uuringuid siis ikkagi nagu mänguloomadega ka juba, aga nemad on nagu eriti sellised, nende mänguloomade usku või sellised, et mõnes kohas sobib ka mitte päris loom, vaid sobib ka täiesti see mänguloom, mis on kasutatud.